Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse amburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13–19 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin imelise maagikaardiga. Aga ma tulen selle maagikaardi juurde äkki lõpus tagasi. Siis tuleb teil siin keisrikaart. No keiser on struktuur. Tema on, ta on selline, kuidas ma ütlen, kindla käega, seadust armastav, struktuuri hindav, plaane tegev kaart. Tema on siuke mees, kes kõhutunde pealt midagi ei tee. Temal on vaja kindlat plaani, kindel tegutsemine. Tema hoiab traditsioonidest kinni ega kaldu kõrvale oma teelt. Kuigi te ise, amburid, tunnete kuidagi, et teid piiratakse. Te tunnete ennast nagu lõksus olevat. Nagu keegi hoiaks teid tagasi. Te tahaksite lennata, aga keegi ripub pommina jalgade küljes. Seda lõksus olemise tunnet, see on petlik. Et sellest räägib muidugi see mõõkade 8 siin, tüdruk seisab, mõõgad on ümberringi. Tegelikult ei ole. Tüdrukul on köidikud lõdvad ja tüdrukut selja taga mõõkasid ei ole. Et tal on küll silmad kinni seotud. Sel tüdrukul on silmad kinni seotud, aga tegelikult ta saab ilusasti oma köidikud vabastada, silmad lahti teha ja ta näeb seda, nagu seda, mis ma siis ütlen, seda teed või seda valgust tunneli lõpus. Et see on petlik tunne teil. Keegi ei saa teid takistada, kui teie tahate lennata, siis muudkui lennake. Sellel nädalal suudate teie amburid oma tulist loomust pisut taltsutada ja oma emotsioonid vaos hoida. Amburid tulemärgina võivad aeg-ajalt plahvatada. Täiesti tühjast kohast võivad minna põlema nii, et ise ka pärast imestavad, et kuidas see küll nii juhtus. Siis sellel nädalal on teil siin karikate kuninganna ja karikate kuningas mõlemad väljas. Karikate kuninganna ja kuningas on emotsioonide vaos hoidjad. Nemad on tasakaalus oma emotsioonidega, nemad ei lähe endast välja. Et karikate kuninganna on selline kannatlik naine, tema kuulab ära. Tema kuulab ära, kui kellelgi on midagi öelda, kui keegi tahab nõu, siis tema annab seda. Tema selgitab rahulikult. Ja samamoodi on ka see alumises reas olev viimane kaart, karikate kuningas, et tema emotsioonid on vaos, ta on väga tark ja kuidas ma ütlen, tasakaalus kuningas. Tema suudab oma väge juhtida nii, et ta ei lähe endast välja. Suudab lastega õppetükid ära teha nii, et ei lähe endast välja, suudab kannatlikult selgitada asju, suudab ka meeskonda juhtida. Kui teie näiteks olete mõne kollektiivi kas juht või siis kusagil mõni brigadiir, vahetuse vanem, siis teid ei vii nüüd endast välja ka kellegi rumalad vead, mida võib-olla muidu te mõtleksite, et no nii loll annab olla, kuidas selliseid vigu tehakse. Siis sellel nädalal te nagu suudate ennast hoida vaos, ei lähe üldse endast välja, kannatlikult selgitate ja no võib-olla ka parandate mõne vea ära, kui keegi selle on kogemata teinud. Et minu meelest on see väga tore. Alati on väga hea oma emotsioone suuta hoida vaos. Aga siin on veel olemas see karikate rüütel alumises reas. Karikate rüütel räägib sellest, et tundke rõõmu teenimisest, tundke rõõmu teistele heategude tegemisest ja tundke rõõmu ka sellest, et te suudate oma kannatliku meelega võib-olla kellegi teise päeva paremaks teha. Ja siin keskel on ülempreestrinna. Ülempreestrinna on selline kaart, kus mõni saladus võib ilmsiks tulla, aga ta on ka selline kaart, et teil on endal selline sisemine teadmine, selline vau-efekt, et vaat nii on jah, et teil on nagu selline
kõhutunne ütleb, kuidas asjad on või mis hakkab tulema. Et selline, ma ütleks, et pigem nagu selgelt nägemine või ette ära teadmine. Et see on ka vahest väga kasulik. Aga nüüd tulles edasi tegelikult tagasi selle maagikaardi juurde, mis siin nädala alguses esimese kaardina siia lauale tuli, siis maagikaardiga on teil võimalik enda edasine elu niimoodi paberile panna, soovida endale sellist tulevikku, nagu teie näete, et te väärt olete. Pannes paberile enda südamesoovid, maagikaardiga saab panna paberile ka kõige utoopilisemad soovid. Aga selle kaardi eripära on see, et tuleb olla täpne, tuleb üksikasjalikult kirja panna kõik, mida teie maagikaardis soovite. Näiteks olete te naisterahvas ja tahaksite endale elukaaslast. See on lihtsalt näide. Tahate elukaaslast, olete naine, soovite endale ellu meest. Siis te panete kirja, kui vana see mees on, kui pikk see mees on, mis värvi on ta juuksed, mis värvi on ta silmad. Te võite kinganumbri ka kirja panna. Te panete kirja kõik tema iseloomuomadused, millised need peaksid olema. On ta kannatliku meelega? Kas talle meeldib näiteks piipu suitsetada? On ta kirglik kalamees? Võib-olla hoopis jahimees? Võib-olla teie tahate enda ellu puusseppa? Võib-olla hoopis müürseppa? Või te otsite sellist meest, kes võiks olla näiteks südamekirurg? Või, ma ei tea, kõrvaarst? Võib-olla on teil hoopis mingisugune muu nägemus enda selle abikaasa suhtes. Kindlasti iseloomujooned pange kirja. Millist inimest te tahate? Kas ta on korraarmastaja? Kas ta armastab raamatuid lugeda? Kas tema on selline inimene, kes aias mütata tahab? Või hoopis selline, kes toas nokitseb, nikerdab midagi? Isegi hobid võite talle välja mõelda. Kõik, mis ühte inimest puudutab, keda teie enda ellu soovite. Ma soovitan olla täpne, sellepärast, et kui teie panete sinna näiteks kirja, mina tahan endale meest, siis te saategi. Kui te tahate mittesuitsetajat, saate võib-olla piibupops ja tuba on kogu aeg sinist vinet täis ja siis te mõtlete, mille jaoks. Tore mees küll, aga näed, vaata, tal on selline väike viga. Nüüd suitsetab siin toas nii, et terve ilm on sinist suitsu täis. Et pange kirja, pange täpselt kirja. Kõik muud asjad ka muidugi, pange oma elu paberi peale, milline peaks olema teie edasine elu. Alates selle nädala esmaspäevast, alates 13. aprillist hakkate teie elama sellist elu. Tahate seda endale uut kodu, uut meest, ma ei tea, mida veel. Uut autot, mis need inimesed soovivad, mul pole õrna aimugi. Pange üksikasjaliselt kirja. Võtke see aeg, pange kõik ilusasti kirja, mida teie elult tahate, milline teie tulevik nüüdsest alates on. Murdke see paber kokku, pange talle ilus ümbris. Kas pange ümbrikusse, kaunistage ümbrik ära. Pange mingi ilusasse karpi ja unustage see ära. Unustage ta lihtsalt ära. Universum ei täida neid soove plaks. See ei ole nagu see havi sealt või kuldkala, et soovin endale lossi ja nüüd see kohe on. See võtab aega, aga need lähevad täide. Ja võt siis, kui ühel päeval hakkavad need asjad teie elus, mida te soovisite, täide minema, siis teil tuleb see meelde, et te seda soovisite. Ma olen toonud selle näite, et inimene tahtis endale kunagi maja, pani kirja, isegi printis selle maja pildi välja. Ja unustas selle ära. Ja siis ta saigi endale uue kodu ja hakkasid perega välja kolima sellest vanast elamisest, läksid keldrisse, võtsid need kastid kaasa, tegid lahti, vaatasid, mis seal on. Ja vot siis tuli see soov, kunagine soov tuli sellest kastist välja. Ja see ei olnud lihtsalt sarnane maja, vaid see oli täpselt see maja, mida tema sinna pildiga, mille ta välja printis ja mis pilt tal sinna oli ära pandud. Sellesse kasti, mille ta oli ära unustanud. Saate aru, ta sai just selle maja, mida ta sinna pildi peale oli pannud.
et täpselt selle, aga see võtabki aega, sest selles majas tollel hetkel tõenäoliselt elasid inimesed sees. Universumil läks aega, et need inimesed endale teise kodu leiaksid, et temal oleks piisavalt raha selle maja ostmiseks, mida ta soovis. Aga asja mõte on selles, et ta unustas selle täielikult ära. Ja selle kolimise käigus ta siis nägi, no muidugi oli ta üllatus suur, kui ta just täpselt selle maja sai, mida ta kunagi endale soovis. Sellepärast olge täpsed oma soovides. Olge julged uskuma, et need lähevad täide, sest maagikaart teeb võimatu võimalikuks. Soovin teile siis edu oma soovidega. Olge täpsed. Olge väga täpsed oma soovidega. Ilusat nädalat teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Ma väga ootan teie kommentaare, sest see on ainukene tagasiside, mis mul on. Ja kohtume järgmisel nädalal.